Nooremeistrivõistlused toimuvad erinevatel aladel juba 2009. aastast. Kui mõnel erialal selgub uus tiitlivõitja igal aastal, siis täna ootab meid hoopis erilisem võistlus. Nimelt, täna antakse küberkaitse valdkonnas nooremeistri tiitel välja esimest korda. Tänane võistlus toimub Haapsalu kutsehariduskeskuses, mis on ühtlasi ainus Läänemaa kutseõppekeskus. Nii kutsekeskharidusõppes kui ka kutseõppes on võimalik õppida siin rohkem kui 30 erineval erialal. Ja neid erialasid on tõepoolest seinast seina. Hooldustöötajast raamatupidajani, kanga kudujast ehituspleksepani, pagarist IT-süsteemide noorem spetsialistini. Ja just IT-valdkonda meie seekordne võistlus viibki. Tänapäeval me räägime sellest, et ükskõik, mis ettevõttega on tegemist, tegelikult sisemas on nad kõik IT-ettevõtted. Sellepärast ilma igast erinevate digitaalsete süsteemideta me enam mitte kuidagi ei toimi. Ja need ohud, mis meid nagu igapäevaselt nende süsteemide kasutamisel varitsevad, need pidevalt kasvavad. Ja see küberkaitse siis keskendubki meie digitaalse vara kaitsele. Esimest korda Nooremeistri saate ajaloos saame teada, kes saab endale küberkaitse nooremeistri tiitli. Täna võistleb 7 tiimi koguni 7 erinevast koolist. Oleme täis rauaga, et ikkagi tulime see kooli esindama, mitte nalja tegema. Aga enne, kui me alustame, ma tahaksin tutvustada meie üllatuskülalist, kelleks on laulja Elerin Tiit. Nii, tere Elerin, räägi meile, mis seos sul arvutitega on? Ma mäletan, kunagi oli arvutiõpetus koolis, siis meil õpetati, kuidas arvutit nagu käima panna. Okay. Et siis seda ma oskan väga hästi. See on ju suurepärane, aga tänu sellele tegelikult me saakski arvutis olla. Jah, täpselt. See on nagu see algus. Kas sa mängid seal mänge, kas sa oled mingisuguseid muid asju teinud seal? Kas sa oled muusikaga midagi ette võtnud seal? Ma kasutan hetkel arvutit väga vähe, sest et mul on see päris umbes. Aga kunagi, ma mäletan, oli see gümnaasiumi alguses, ma mängisin päris palju CS-i. Sina mängisid CS-i? Ja see mulle tol ajal väga meeldis. Bändikaaslastega olime samal ajal Skype'is, siis mängisime CS-i. Siis mul on olnud Simsi periood. Ja ma olen kasutanud mängudeks küll arvutit, aga praegusel hetkel põhimõtteliselt ainult, kui on vaja mingit ülekandeid teha või. Meil on teema ikkagi täna küberkaitse. Kas võib-olla sind on kunagi kas kuidagi sisse häkitud või sina oled äkki kedagi häkkinud? Mul selliseid oskuseid ei ole, aga kunagi küll Facebooki fännileht mul võeti ära ja see... Kes see võitis? Mingi vietnamlane müüs erinevaid kellasid seal. Okei, no ühesõnaga sa jõuad veel sellest täpsemini rääkida, siis ma näen, et tegelikult meie võistlejad on juba valmis. Kas te olete valmis? Jaa! Väga hea, aga siis alustamegi esimese ülesandega. Ma olen valmis lihtsalt, mis iganes ette tuleb. Head võistlejad, teie tänane ülesanne on kaitsta oma ettevõtte töötajaid, seadistades ettevõtte tulemüüris sobivad turvareeglid. See on ikkagi midagi, millega me saame ilusti hakkama. Teil on ülesannete lahendamiseks aega 4 tundi. Võistlus algab nüüd! Kõigepealt nad peavad esimese asjana tuvastama, et mis on süsteemis üldse juhtunud, et nad saaksid aru, et siin on toimunud rünne, nad hakkavad analüüsima seda e-kirja, mis on tulnud, nad hakkavad analüüsima, mis toimub võrgus, mis toimub süsteemides, nad näevad ka, et failid on krüpteeritud, see hakkab neile silma paistma midagi seal süsteemis halvasti. Alguses tundus see liiga palju informatsiooni ühe korraga, et siis oli selline suur stress, aga siis, kui hakkas ülesanne peale, siis ma sai rohkem mõelda selle peale ja seedida seda. Paaris numbrid äkki. Jagasime ülesannet siis algul ära. Mina hakkasin tegema siis proovima firewalli reegleid teha ja Tarvi hakkas siis tegema CTF reegleid. See on siis nagu sellised mõistatused ja erinevad küsimused. Dokumentatsioon, siit ma tulen. Kui seda ülesannet nägin, siis mõtlesin, et kas selle peale läheb tõesti 4 tundi vaja või. Olgem ausad, et kui mina siia arvuti taha läheks, ma lihtsalt nagu vaataks niimoodi.
kuna valdkond on ikkagi väga keeruline, siis ei piisa sellest, et kui kell 3 sai tund läbi, lähen koju Minecrafti mängima, vaid ikkagi kodus siis peaks jätkama neid erialaseid otsinguid. Nemad oma eriala inimesed siiski on õppinud seda. Siin muidugi võistlusel on seda pinget üleval, et siis võib-olla unustad lihtsalt sellised elementaarsed asjad ära, et kuidas üldse arvutit kasutada, ala midagi sellist. Et see start-nupp sealt ja. Kus arvuti käima läheb. Nooremeistri tiitli nimel võistlevad Timo Krüüts ja Jan Rääk Järvamaa Kutsehariduskeskusest, Sebastian Pepsen-Sakrau ja Kaspar Kõhelik Tallinna Polütehnikumist, Eveli Mikker ja Ruudi Raist Kehtna Kutsehariduskeskusest, Kristo Kangro ja Kevin Sutt Tartu Rakenduslikust kolledžist, Markus Pürg ja Tarvi Tasane Pärnumaa Kutsehariduskeskusest, Mauri Maipuu ja Francis Quentin Mäkinen Viljandi Kutseõppekeskusest ning Taavi Tippi ja Erich Hammermann Tallinna Tööstushariduskeskusest. See süsteemide loomine, et kuidas see tarkvara ja süsteem ja infrastruktuur ise kõik töötab nagu selles mõttes. See mind huvitab. Kõik me maailma on ühendatud IT-ga nagu. Seal tegeleme andmetega, andmete hoidmisega, turvamisega. Igav ei hakka, kogu aeg peab täiendama ennast. See on siin hästi lai maailm, et ei saa nagu ühe lausega seda kirjeldada. Ma õpin tarkvaraarendust, sest alates 9. eluaastast õpetas mu isa mind juba arendama. See on puhtalt minu maailm ja see on see, mida ma armastan teha. Üks päev ma olin koristustööl, nägin seal ka serveride asju, mõtlesin, et ma enam ei viitsi, et tulen õppima pigem. Testis ikka oma need testid. Proovi, kuni töötab. Juba lapsest peale on elektroonika huvi pakkunud. Kui ma esimese kruvikeeraja kätte sain, siis ma võtsin kõik oma elektroonilised mänguasjad lahti ja vaatasin neile sisse ja üritasin aru saada, kuidas nad töötavad. Mulle meeldib IT sellepärast, kuna saab lahendada erinevaid probleeme. Ja IT saab ka väga hea karjääri juua, et seal saab väga palju edasi ennast ehitada ja üles minna ainult. Ma arvan, et ma alustan krüptograafiga. Meie võistlejatel töö käib, aga mina olen siin kinni püüdnud Elerini ja Elerin, sa tegelikult ju ütlesid, et siin on sisse häkitud keegi vietnamlane. Kas sul oli liiga nõrk parool? Ma ei mäleta, mis mul see parool nagu täpselt oli, aga ma mäletan seda momenti, et üks hetk see ei olnud enam minu valduses, see minu fännikonto just. Tavakonto oli. Ma üritasin igatepidi seda tagasi saada, kirjutasin Facebooki, ühesõnaga igatepidi inimesed aitasid ka mind. Ja siis ma vaatasin tema neid sõnumeid, kellega ta oli siis nagu rääkinud ja neil oli täis mingisugust vestlusi vietnami keeles ja siis erinevad kellapildid. Ehk siis tegelikult sellise asjaga. Nüüd on see mul konto olemas, see on ikka veel selle mingi veidra nimega, ma ei kasuta seda, ma tegin uue. Niimoodi? Jah, pärast seda ma olen teinud selle 2 autentimisega nii-öelda ligipääsu, ehk siis nüüd on mul ilusasti kaitstud ja kui suures viimasel ajal pidevalt kogu aeg keegi iPhone 12 Max Proga Tartus. Tahab sisse kogu aeg, ja siis ma panen jälle kinni ja et ei saa täna. Sorry, kes see on? Tunnist üles. Mida ma olen täheldanud on siis olemata vanusegrupist, et kuskil mingis folderis siin ajus on meil need teadmised ja teises folderis on meil siis see praktikaline käitumine. Ja võt need ei taha alati hästi kokku saada, lisaks see, et kui tükkaga pole midagi juhtunud, siis me hakkame ümber nurkade või üle nurkade lasma kergelt, et minuga ei juhtu või on kiire või, et seal on selline vastuolu. Kuidas sul üldse? Mind häkiti kunagi YouTube'i sisse niimoodi, et näidati ühe krüptokoini esitlust. Hakati mulle inimest kirjutama, kuule, miks sa laivi teed, vaata. Ma ei tee laivi, vaata. YouTube'il on ühesõnaga siuke hea lihtne see, et kui on mingi theft, kirjutad sinna, ütled, et kuule, mul lihtsalt vahet ära ja siis nad suht kiiresti taastada, tegelikult järkapäeval juba olema. Ühesõnaga, kas sa paroolidega siis sa paned seal mingisugune 10 erinevat special märki ka, et oleks... 1-3 toimib ju. 1-3 kõige. See on üldiselt, ma ütleks ka, et see on nagu kõige seifim ja minu arust kõige parem parool on ikkagi parool. Jah, täpselt keegi ei arva ära lõpuks, ma arvan. Et ühesõnaga, et sinul on siuke, jah. Me ei tohi rohkem paroolidest rääkida, sest muidu me räägime välja oma. Lähme parem vaatame, kuidas meie võistlejatel läheb. Peaks olema 1-9-2, 1-6-8-1-1. Ma ei saa aru, mis nad tegid meile. Kas sa said seda 3. resianalüüsi tehtud? Jah. Mis oli? Ma mõtlesin krüptograafi. Krüpto, ma seda ei saanud.
kõige raskem oligi algus, kui oli see uus keskkond ja lihtsalt ei leia asju üles. Otsid ja mõtled, kus on see ja kus on too ja päris palju aega läheb selle peale algul. No nii, nagu ma aru saan, on meil natuke üle tunni juba see võistlus käinud. Mis faasis siis me võistlejad on praegu? Hetkel nad on siis ühe ülesande enamuses lõpetanud. Kas ma proovin oma õnne selle Bacon Cypheriga? Kuna meil teisi ideid pole praegu. Okay. Kui me selle paberi kätte saime ülesannetega, siis me tegelikult eeldasime kõige hullemat ja arvasime, et me ei suuda sealt absoluutselt mitte midagi teha. Aga saime ikkagi millegagi hakkama. CTF-faas on neil nüüd enamusel läbi, mis tähendab seda, et üksikud ülesanded on tehtud, nüüd nad jätkavad siis tulemüüri seadistamist. Ma ei tea. Mis ta täisnimi on? Antiviiruspolitsei. See on kinni praegu, see on shadow on peal. Kui on hea tulemüür, siis saab oma võrku kaitsta efektiivselt. Kõik võrguühendused, mis väljuvad ettevõttest välja, käivad läbi ettevõtte pearuuteri. Täpsemini nimetatakse tulemüüriks. Ja nüüd võistlejate ülesanne on seadistada tulemüür võimalikult turvaliselt. Ta on nagu filter, filtreerib sellised ohtlikumad asjad välja ja annab sulle teada ka, et mis siis oli keelatud läbi lastud, mis ei olnud läbi lastud. Tulemüüride seadistamine on minu jaoks veel pigem raskem. Ma ei ole seda liiga palju just teinud kodus või varem koolis ja niimoodi. Natukene pusimist ja saab tehtud. Näha juba on erinevaid selliseid lähenemisviise, et on loovat lähenemist ja osadel on ka tulnud takistusi ette, et näiteks kui midagi ei tööta kohe, et siis selle asemel, et võib-olla kaasvõistlejalt abi küsida, siis proovitakse ikkagi uuesti näiteks mingisse keskkonnale sisse logida, aga õnneks need on kõik leidnud lahenduse. Enamus ajast, võib-olla isegi 80-90% ajast rääkisime asju läbi, arutasime, et kui on meeskond, siis peab olema meeskonna suhtlus, et üksi on seda päris mannetu teha. Anna mulle teada, kui sa Windowsile ligi tahad saada. Selles peab panema 2 source'i ja üks sama destination. Ei tunta loogina lihtsalt arvates. Trust me, bro. Üksinda sa selles kübervaldkonnas ei tee midagi ära, et sul peab olema väga hea meeskond ja kuidas paremini seda treenida, kui koos enda koolikaaslastega ja niimoodi lahendada selliseid huvitavaid ülesandeid. Võistlus käib ja nagu me tegelikult selgeks tegime, siis paroolid internetis on väga olulised, aga päriselus on see põhimõtteliselt meie parool, ehk siis lukk. Kas sul endal on kodus turvaline ukselukk? Ma loodan, et on, aga ma arvan, ega seda ei ole nagu kõige raskem lahti muukida. Sain! Kas sul paroolid on turvalised? No, paroolid ma olen pigem püüdnud turvaliseks teha, igasugused erimärgid, kõik mingisugused autentimised, et kõik oleks olemas. Jah, väga õige. Et lukk kaitseb meid ja meie vara. Ja samasugust mõtlemist me peaksime kandma üle oma paroolidele. Paroolid ongi nagu lukk meie koduuksele, mis kaitseb meie siis digitaalset identiteeti, meie tähtsad andmeid, meid ennast sisuliselt. Mis teeb parooli tugevaks? Suured tähed, erimärgid, mingid mitte isegi võib-olla seostavad sõnad. Väga head mõtted. Ala midagi sellist. Kusjuures enne kõige olulisem on parooli pikkus. Et mida pikem su parool on, seda turvalisem see on. Sul on rohkem tähemärke, mida ka arvutid peavad üritama lahti murda. Ja mul on sulle kaasa anda üks väga lihtne moodus luua turvalisi paroole. Selleks on fraasisüsteem. Et me võtame 3-4 sõna mõnest tuttavast fraasist, näiteks põgene vaba laps või ahnusaja pupakile. Me ühendame nad mõne erisümboliga omavahel, näiteks sidekriipsuga või punktiga, paneme esimese tähe suureks ja lisame lõppu mõne numbri. Eks meil ongi suur algustähega, põgene, sidekriips vaba, sidekriips laps ja number 9 näiteks või mis iganes. Meil lihtsalt meelespeetav ja pikk parool. Jah, just. Muidugi ei tohiks kellelegi teisele öelda, milles sa tuletad neid. Ärge siis sama pange, et põgene, sidekriips suure tähega, sidekriips vaba, sidekriips laps ja siis veel 9-ga lõpp, et ärge seda tehke. Jah, just. Kustuta üks neist, äkki tal pumantiks ta korraga. Nii nüüd commit'i see. Põhiprobleemid esinesidki meil selle VPN-iga. Me ei saanud algul portaalit püsti. Siis hiljem taipasime, et paneme selle lihtsalt sisevõrku ja saame sealt kuidagi ligi. Siuke kiire monkey patch olemas. Me ei jõua sellega kuskile. Meil on aega. Aega võib olla, aga tarkust ei ole. No jah.
Nagu näha, siis mitte miski pole veel otsustatud, sest iga tiim võib pääseda finaalvooru. Kohtume mõne hetke pärast, kui esimene ülesanne on jõudnud haripunkti. Ehk saame käima selle asja. Kardan, ma ei saa. Väike palvetus. Me ei kavatse ikka teisena lõpetada, ikka paneme täis rauaga. Nooremeistrivõistluses jätkub. Enne pausi alustas 7 tiimi oma esimese ülesandega ja nad kõik tahavad seda ihaldatud nooremeistritiitlit endale saada. Kuidas neil aga läheb, selgitame välja. Me ei tulnud siia otseselt nüüd teist kohta saama, et tuleme ikka võitma. Kas tegelikult juba nagu eristub ka, et kes võib-olla on natuke eespool nagu võimete poole pealt, kes on natuke võib-olla ei ole nagu päris sealmaal. On tiimid, kes on väga iseseisvad siin, kus on näha väga head suhtlust omavahel ja kus on tööd ära jaotatud ja selgelt liigutakse koos. Ja on tiime, kus ongi tõrkeid esinenud ja võib-olla sulgutakse liiga enesesse, et unustatakse oma tiimikaaslased ära. Kommunikatsioon on prioriteet number 1, et info leviks kiiresti saaks edasi liikuda. Siin ei ole destinationit. See oli destinationit? Ma ei muunnud seda. Mitmes reeglis on? Security policy tool. Suhtlemine oli pidev ja me kogu aeg rääkisime, et suhtluse tõttu saime CTF ülesanded väga hästi lahendatud ja ka mõned reeglid tulemüüri säälistamises, et suhtlemine alati asjakohane. Küberkaitse ülesande lahendamine on nagu põgenemistoast väljapääsu otsimine. Mõlemad nõuavad tõhusa meeskonnatöö käigus erinevate ülesannete kiiret ja asjalikku lahendamist, et leida vastus enne, kui on lootusetult hilja. Nii, ruumilaual näed ümbrikud, mille peale on kirjutatud tabalukukood, milles on ülesanne, mis aitab sul teada saada tabalukukoodi, mis avab kohvri. Lisaks sülearvutil on kohvris veel üks karp, milles on ruumi võti, et ruumist välja saada. Nii et hakkame vaikselt lahendama. Hakkame lahendama, vaatame. Esimese 2 tunni jooksul me olime ikkagi väga produktiivsed. Me oleme juba seda proovinud ja seda high riski me proovinud, see on field name. Point oligi see, et teha need kõige lihtsamad esimesena ja siis jätta need raskemad viimaseks. Ohukohad esimeses ülesandes kindlasti on jääda mingisse väiksesse takistusse liiga kauaks kinni. Saaks kõik need väiksed pisipunktid kätte nemad ja siis lõpupoole tegeleda selle suurema tööga. Järgmise ülesande lahendamiseks kasutad Caesar šifrit. Caesar šiffer on lihtne kodeerimismeetod, mida Julius Caesar kasutas oma sõnumite kaitsmiseks. See meetod nihutab iga tähe teatud arvu kohti tähestikus. Ühesõnaga, see peab olema linna nimi. On linna, aasta. Aasta, mil ta sai linnaõiguse. Kasuta tähestikku nihkega 7. Kui probleemiks oligi see, et me ei saanud Palo Alto VPN-i klienti. Palo Alto on siis tuntud IT-valdkonnas kui üks kõige keerulisemaid tulemüüre nagu üleüldse. Portal Data Collection. Need logid olid kuskil hästi imelikus kohas. Palo Alto Global Protect portaali tegemine oli kõige raskem minu jaoks. Ma ei ole väga harjunud selle keskkonnaga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hash. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahaa. Tegelikult ma kasutan siin loogikat, nagu ma ei viitsisigi edasi minna. Haapsalu. Me oleme Haapsalu linnas. Nüüd on meil vaja Haapsalu aasta, mil ta sai linnaõiguse. Guugelda nüüd, on sul telefon? Jaa, on küll jah. Igaks juhuks võtsin. 1, 2, 7, 9. 1, 2, 7, 9 või? Alguses mingi 2-3 tundi meil läks väga hästi, aga siis seal nagu viimane tund me hakkasimegi lihtsalt tegelema selle viimase 2 ülesandega, mis ei tahtnud nagu üldsegi kuidagi minna. Pead enda sülearvuti ühendama Wi-Fi-võrgu, mille nimeks on põgenemistuba, kuid see on parooliga kaitstud. Olen nähtamatu, kuid mind saab leida, ma ühendan seadmeid. See, ruuter siin. Olen nähtamatu, see ei saa olla ruuter. Bluetooth. Mis see läbi õhu lendab ja internetiga sa läbi Bluetooth ei lähe internet. Jah, ongi Wi-Fi ju. Wi-Fi? Jah, Wi-Fi. Põmm, net olemas, kõmm. Mega. Kõige rohkem aega läks ikkagi see tulemüüri säilistamise peale, et need erinevad turvapoliitikate loomine. Seal on erinevad konksimise pealt läbima, et see terve asi töötaks. Milline sõna? Esineb 2025 aasta Eesti Laulu võidulaulus kõige rohkem. No, ouch.
Mimur. Control F. Vau, okei, see on väkker. 53. Paneme see macchiato. Jah. Mega. Arvutitöö laual olevas kaustus põgenevustuba on üks fail peidetud. Ava see fail ning kompeeris seal sees olev tekst vastusesse. Tavai. Nii palju õnneks arvutitest oli jagama, kuidas peidetud faile vaadata. Mina seda ei oskaks näiteks. Meil on sertifikaat olemas. Mis siis, et see ei tööta? See ei tööta. See hakka Mis kunagi siis, et see ei tööta? See on vähemalt olemas meil. Midagi on tehtud vähemalt. Saab vähemalt mingi pool punkti äkki. Põhimõtteliselt kõik tegime ära, aga 2 ülesannet seal nagu ei tahtnud tööle minna. Põhimõtteliselt me pidime mingi sertifikaadi seal tegema, aga see sertifikaat kogu aeg viskas nagu vigu sisse. Lukukood on näha iga küsimuse vastuse tagasiside all kahendkoodis. Tuleb, meil on nii vähe veel jäänud, ma arvan. 6-0, 2-1. Näe, see 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nii 3. Ma ei tea, mis ta selle username'i pärast kogu aeg jamab. Oota, see äkki. Selle kohta enne vingus tegelikult. Äkki on lootust. Väsitav tunne on. 4 tundi ajuga tööd ikka järjest. Nüüd on tõehetk. Siis meil on 3, 7, 9. Okei, 0. 0. Siin on võti. Oota, mis ma selle võtmega üldse tegema? Me oleme 40 minutit põgenemistoas olnud ja sa küsid, et mille jaoks see võti on? Meie saime hakkama. Väga hästi. Ma ei taha siin ruumis enam olla. Tšau. Tšau. Lähme vaatame, kuidas meie võistlejatel läheb. Kui esimesed 2 tundi oli täiesti haudvaikus siin ruumis, siis nüüd on tekkinud seda suminat ja omavahelist vestluspalli. Kas see common name pane siis 1, 2, 16, 1, 6 on jah? Põhjust terve võistluse aeg me omavahel rääkisime üpris palju, ma ütleksin. Kui üks meist jäi siis kas tulemüüdi või CF-iga kinni, siis me vahetasime pooli. Et üks tegi CF-i ja teine tegi tulemüüdi. Kõik hakkasid nagu tiimitööd tundnud tegema. Elu õpetab. Me kommunikeerisime kõvasti vähem, kui tegelikult oleks pidanud. Me mõlemad tegime lihtsalt oma asja. Ikkagi tundub nagu probleemiks jääb see, et... Ikkagi ei leia agent faili üles. Ei leia üles, Natukene olen vihane enda peale. Ühes osas siis ülesandes jätsin ühe asja vahele. Pärast poole vaadates olid teised kõik ei saanud kõik tehtud. Ja meil jäi see viimane asi veel tegemata. Teed selle uue selle või... Ei, siis mul tunne, et me jätame siin midagi vahele. Alguses oli nii ja naa, aga lõpus saime enamus selle tehtud. Ei tundunud midagi kohutavalt rasket lihtsalt. Meil sai testimisfaas jäi natukene hilja peale, nii et me ei jõudnud kõiki ülesandeid läbi testida. Oli paar ülesannet, mis võib-olla tekitasid rohkem raskusi, aga enamjaolt oli nagu suht lihtne. Sertifikaat on olemas. Kasutajan nimi on. Tähelepanu! 5, 4, 3, 2, 1. Läbi! Me lõpuks kohtunikena peaksime üritama rünnata ettevõtte veebilehte ja samamoodi peaks see tulemüür sekkuma ja tõkestama meil seda veebipäringut teostamast või seda veebilehte nagu laadimast. Võistlust hindavad Katrin Loodus küberturbefirmast Rangeforce, Oliver Kikas MTÜ-st kübertalentide treeningud ning Oikseo IT küberturbekonsultant ja insener Harri Uljas. Paar võistkonda, kes alguses ei saanud nagu kohe päris vedama, siis lõpuks tõmbasid täitsa viisaka tulemuse. Sisetunne on väga hea. Me tegelikult saime palju rohkemaga hakkama, kui me arvasime alguses. Ei olnud sellist ühte selgelt, kellel oleks kõik puhtalt tehtud, vaid et kõigil olid mingid oma aspektid, millest nad olid tugevad ja millest nõrgemad, et see oli päris huvitav vaadata. CTF-ist jäi tegemata siis üks ülesanne ja tulemüürist jäi ka siis üks ülesanne tegemata, ehk siis 2 ülesannet tegemata. Jäigi just natuke aega puudu, et oleks võinud aega natuke veel rohkem olla. See üldine tase kõigil on ikkagi nagu väga arvestatav, et selles mõttes koolid on ikka head tööd teinud. Ja tegelikult ju need punktid, millega
võib-olla kõige rohkem exit'i, need reaalselt olidki kõige raskemad. Just nimelt, jah. Et kui me räägime siin VPN-ist ja SSL-i decryption'ist, et selle poole pealt. See pakuks meil endalegi raskust. Absoluutselt ja seda siin pinge all teha, et väga viis. Meisterlik, jah. Eks me näeme, kuidas läheb siis, kui me tulemused kätte saame. Praegu me lihtsalt ei oska öelda. Tiitli võidab kõige tugevam meeskond, kes näitab oma oskusi nii tehnilise poole pealt kui ka kommunikatsiooni poole pealt kõige puhtamalt. Meie võistlejatel on esimene ülesanne tehtud, punktid on jagatud ja nüüd me saamegi teada, kes on need 3 tiimi, kes pääsevad finaalvooru, kus me selgitame välja, kes saab endale ihaldatud nooremestri tiitli. Edasipääsejate nimed ütlen ma juhuslikus järjekorras. Ma olen üpris kindel, et me oleme üks nendest 3. Finaalvoorus võistlevad algul kahtlesime, et kas öeldakse meie nime või mitte. Markus ja Tarvi. Aga ikka öeldi meie nimi. Väga üllatunud olen, sest me ei ootanud seda, et esikoolimukusse saame. Samuti pääsevad edasi. Lootused tuleb kõrgel hoida, et kui sõidest ei taha hetkel mõeldagi. Ma lasen suurematel jõududel otsustada, mis tulevik toob. Sebastian ja Kasper. Ma olen juba vist kindel, et me saime edasi. No pidu läheb lahti ikka. 5 võistkonda ootavad veel oma saatust, aga finaali pääsevad viimasena. No alati loodab, et saab ikka siin esikolmikusse. Kui me saame edasi, siis see on napikas. Natuke lootust oli, aga enamasti arvasin, et kõik on läbi. Eveli ja Ruudi. Ikka rõõm saada olema, nüüd oleme finaalis. Meie saame nooremesti tiitli. Nõustun sellega. Palju õnne teile, aga teeme ka suure aplausi meie ülejäänud võistlejatele, kes kahjuks finaali ei pääsenud. Kindlasti õppisime päris palju juurde ka, et oli tegelikult ikkagi väga kasulik võistlus. Kogemus saime juurde. Aga teie liiga kaua puhata ei saa, sest teid ootab ees finaalvoor. Ma eeldan, et finaali ülesanne on natukene raskem, paneb meid rohkem proovile. Kas te olete selleks valmis? Jaa. Väga hea, aga siis alustamegi. Toome võidu koju ikka, no come on. Head võistlejad, täna on teie ettevõtte võrk ja IT-süsteemid ründe all. Teie ülesanne on välja selgitada, mis tüüpi ründega on tegu, see blokeerida ning veenduda, et tulevikus sarnane intsident enam ei kordu ja raporteerida sündmusest oma ülemusele. No ma arvan, et saame hakkama. Proovime endast parim anda. Pange end valmis, sest võistlus algab nüüd. Sisuliselt on tegemist olukorraga, kus ettevõtte töötaja on avanud kahtlase e-maili, klõpsanud seal olevat faili ja selle faili avamise tagajärjel on süsteemi vallandunud või vabaks saanud ransomware ehk siis lunavara tarkvara, mis krüpteerib selles arvutis failid ära ja ennast paljundab ka selle ettevõtte teistesse arvutitesse, tehes täpselt seda sama asja. Võistlejate ülesanne on takistada selle pahavara ehk lunavara levikut ja kaitsta süsteemi edaspidi selliste rünnete vastu. Kõigepealt tuleb vaadata, mis info meile antud on, milleks on logid. Nendest logidest näeme ära, mis toimub nende süsteemide peal, mis meil on antud ja sealt saab edasi vaadata täpsemalt, mis mingi masina peal toimunud on ja kas see on tavaline tegevus või on see kahtlane mingil määral. Ma olen Eveli, ma olen 18 ja ma olen Virumaalt. Vabal ajal ma joonistan, tegelen igasuguse kunstiga. Kui praegune kooliaasta läbi saab, siis mina plaanin edasi õppima minna. Minu nimi on Ruudi, ma olen 18 ja olen Märjamaalt. Enamus aega mängin neid videomänge ja siis käin sõpradega ka jalgpalli mängimas. Pärast kooli ma tahaks töötada kohas, kus ma saan lihtsalt ehitada arvuteid klientide jaoks. Eks esimene asi ongi just, et leida üles, et kas siis kasutaja sai klikitud üldse selle e-maili peale, kas fail sai ta arvutisse alla laetud ja kas ta avas selle. Sealt edasi ongi siis muidugi vaadata, et mis see pahavara tegi, kuhu ta siis sattunud on, leida siis see pahavara üles igas masinas, eemaldada see ja siis muidugi kõige tähtsamalt teistele infot anda, blokeerida just see pahavaraga seotud kasutaja ära ja kõik ilusti raporti kirjutada, muidu ei ole töö ju professionaalne. No, tuleb ikka dokumenteerida, mis on tehtud, et siis järgmine kord sama viga ei kordaks. Minu nimi on Sebastian, ma tulen Tallinna Polütehnikumist ja ma õpin tarkvaraarendust. Minu hobideks on siis autod peamiselt. Ma tegelen ka tegelikult just filmimisega, valgustusega.
Peale lõpetamist on mul plaan tööle minna. Töökoht on juba olemas ning tegelikult töötan aktiivselt. Ma olen Kasper, ma olen Tallinna Polütehnikumist ja õpin IT nooremspetsialisti erialal. Vabal ajal tegelen automehaanikaga, tegelen ka valgustehnikaga, siis lisaks sellele veel bändidel teen taustale visuaale. Kui kool saab läbi, siis lähen ülikooli edasi ja siis vaatab, mis edasi saab. Workstationitel on hostname'idel hostname +10 ja see saad IP lõppu. See ongi ju nagu täitsa päris küberintsidendi puhul, et ega ju mitte keegi ei tea alguses, mis üldse hetkeseis on, kust üldse pihta hakata ja siis peabki hakkama lihtsalt seda puslet enda jaoks ehitama. Just. Põhimõtteliselt tagurpidi lahti võtma. Jah, just. Me kõigepealt arvasime, et meie võrgus toimub mitu rünnet korraga, kuid pärast saime aru tegelikult, et on ainult üks rünne, mis toimus. Ja siis see tekitaski segadust. Me hakkasime otsima igalt poolt, et mis ründed tulevad ja me ei leidnud midagi. Ja põhjus oligi selles, et üks rünne toimus. Mu nimi on Tarvi, õpin Pärnumaa Kutsehariduskeskuses IT nooremspetsialistiks. Tulevikus ongi plaanis midagi IT teemaga, midagi tegeleda. Väga spetsiifilist pole midagi mõttes. Me tulime nooremeistrivõistlusele, et saada häid kogemusi ja lisaks ei ütleks ära ka võidust. Minu nimi on Markus. Õpin Pärnumaa Kutsehariduskeskuses IT-süsteemide nooremspetsialisti erialal. Lisaks IT-le tegelen ma ka fotograafiaga. Enamasti pildistan autosi ja loodust ja sellega olen tegelenud üle 5 aasta. Tulevikus tahaks minna tööle IT-alal ka Saksamaale. See finaalvõistlus on hoopis teise raskusastmega ja valmistab kindlasti osalejatele väga palju rohkem väljakutseid. See ülesanne ei ole mõeldud individuaalseks lahendamiseks, vaid see ongi mõeldud, et kuidas lahendab terve meeskond seda olukorda, kui ettevõttes peaks taoline situatsioon tekkima. Võtmeelement, mis aitab seda edukalt teha, kiiresti teha ja paralleelselt teha, on see, kui on väga hea kommunikatsioon võistlejate omavahel. Kuna ülesanded olid täielikult samad, ei tahtnud me ka head infot anda vastastiimile. Meeskonnatööd see vaiksem rääkimine ei häirinud. Ma ütleks, et keeruline oli see, et me ei ole tegelikult väga palju logide lugemisega kokku puutunud. Isegi kui seda on õppida saanud, siis seda ei ole reaalses olukorras palju teha saanud. Arvestades seda stsenaariumit, et siis kuhu need kõiki sisse visati, et siis seda hulka, mis tuli läbi käia ja avastada, et seda nõela heinakuhjast, et seda oli keeruline seda fookust võib-olla alguses leida. Kõik need erinevad tööjaamad, kõik erinevad võrguseadmed, mis iganes. Pani kohe mõtlema, et tegemist äkki ei ole ikkagi nii kerge ülesandega. Ja nüüd saame siis vaadata, mis veel viimasel tunnil juhtub. Just, täpselt. Midagi pole veel otsustatud. Pinged on laes, sest ainult üks tiim saab võita endale küberkaitse nooremeistri tiitli. Kes selle endale saab, selgub juba mõne hetke pärast. Me tulime siia võitma ikka. Nooremeistri võistlus jätkub. Meil on käimas praegu küberkaitse finaalvoor ja varsti saame teada, kes võidu koju toob. Võistlusülesandeks oligi see, et kõigepealt saadeti siis Gmail. Seal Gmailis oli fail, milles oli selline siis viirus sees. Tegemist on elulise ülesandega, mida kohtab iga keskmine küberturbe spetsialist oma karjääris kindlasti. Me pidime tuvastama siis ründe. See viirus niimoodi läks iga 10 kuni 20 minutiga äkki igasse arvutisse edasi. Pidimegi seda peatama ja niimoodi ära blokeerima, et ta enam ei saaks edasi minna. Meie küberkaitsevõistlejad on praegu võistlustules ja ka mina, nagu näha, hakkan kohe võistlema. Küberkaitsega paneme kõigepealt kaitse peale. Kinnas on 4 differti. Vaat sulle. 4, ma palun vabandust. No näitage täpselt rahvale ka, kuidas see asi käib. See on valesti. On valesti või? Jaa, vaata. Ei ole, ma lihtsalt otsin seda käest. Pealantraat. See peab allpool olema. Ja see on treeningrelv. Laste treeningrelv, see ei ole üldse päris EP. See on tegelikult florititera. Aga miks on laste ma andsin? Trenni lastega, algajatega. Ma alustan sellise relvaga. Et õppida kaitseid, et õppida torkama, peab olema relv lapsele algul kerge. Aga mis on siis kõige tähtsam vehklemises, kas rünnak või kaitse? Ma arvan seda, et sa pead jälgima, mis vastane teeb ju. Sa ei saa tuimalt peale lennata.
vot sellega ma nõus ei ole. Kui sa jääd vaatama, mida teine teeb, siis sa jääd juba hiljaks. Sina pead domineerima. Sina pead panema maksma oma strateegia ja sa lähed selle oma plaaniga rajale. Ja mul on kataloog vastastest, kelle vastu ma tean, mis plaaniga minna. Ja kui 4 läheb rajale, ma ütlen talle plaan A, kui see ei tööta, plaan B, sina üritad mind torgata. Ja see oli nüüd kaitse, on ju. Ma võtsin kaitse. Ja hommel mul siin sinikas. Vabandust. Mis ma teen nüüd? See on tokka mind. Ma võtan kaitse. Hopp. Nii, mina tegin pette. Tegelikult parim kaitse on kontrarünnak. Mina ei tea, kuidas küber selles töös seal on. Ma arvan, et küberkaitses tegelikult suht sama. Kui keegi ründab, sinu mänguplaani on tegelikult ju vastu saada sellele. Sina kui kogenud treener, mis sa meie küberkaitsetele soovitaksid? Aga see nutikust on, et sa pead käike ette nagu nägema, aimama, tunnetama, kaval olema, vastast üle mängima. Nagu vehklemises, nagu spordis. Ma loodan, et meie küberkaitsed kuulasid neid tarku sõnu, aga meie lähme vaatame, kuidas neil läheb. Me pusisime vist kõige rohkem logide analüüsiga, sest tegemist on siis logiga, kus sul on miljoneid, kui mitte miljardeid erinevaid logi ja pead olema ettevaatlik, et sa ei leia tavalise kasutaja logi, kus sa siis hakkad tema tavakasutaja mingi ligipääsu blokeerima ja pead olema kindel, et tegemist on ikkagi pahavara kasutajaga. Sellega läkski vist kõige kauem aega. Pidime põhimõtteliselt nõela heinakuhjast otsima. Võistluse lõpuni on jäänud 30 minutit. Palun alustage oma raporti koostamist, kui te ei ole veel jõudnud seda teha. Kui palju ära jõudsime teha, sellest küll kindel ei ole, aga ma arvan, et üsna okei läks isegi. Lõpuks oli nii, et 7 arvutit jäi nakatunuks 20 arvutist ja siis ma arvan, et suutsime ülejäänud 13 arvutit jätta nii, nagu ennem olid. Viirus ei läinud sinna peale. 3, 2, 1. Läbi! Võistlus on lõppenud! Ma usun küll, et me saame karikaga koju minna. Meil oli võistlejatel siis ülesanne omada sellist helikopteri vaadet ühe ettevõtte IT-taristule. Süütust õngitsuskirjast alguse saanud intsidendist rullus siis lahti niisugune pahavara kampaania. Kui päriselus nii-öelda finaali ülesanne peaks nüüd toimuma, siis eeldan, et saan ikkagi ilusti hakkama. Kui tead, mida otsida, siis tead, mida leida. Huvitav oli vaadata siis, et kuidas niisuguses väga realistlikus situatsioonis võistlejad hakkama saavad. Nii nagu igas ettevõttes, kui juhtub intsident, tegelikult esimesed 30 minutit kuni tund on ikkagi kaos, et mis siis ikkagi juhtus sellest aru saada, mis siis selles süsteemis toimub, et see võtab päris palju aega ja seda oli ka võistlejate pealt väga hästi näha, et selline nagu aktiivne toimetamine ei hakanud kohe pihta, vaid tõesti kõigepealt õpiti seda süsteemi tundma ja olukorda hindama jällegi, mis peegeldab väga õigesti seda reaalset töösituatsiooni. Tunne on selles mõttes hea, aga samas olid väiksed asjad, mis muidugi nüüd peale finaali on meelde tulnud ja oleks võinud rakendada siis finaalis, kuid ei tulnud meelde. Hea oli näha ka seda, et kui teises tunnis tuli see informatiivne e-kiri, mis teavitas siis mingist ohuteadvusest, et teatud pahavaraliik on liikvel, et siis võistlejad hakkasid ka rohkem fokusseeritult otsima süsteemides õigemat asja. Et see kaos nagu tõmbus rohkem koomale ja see pilk läks ikkagi õiges suunas ja pärast seda oli ka selgelt näha seal punktiskooringut, kuidas hakkasid ka tulemused palju selgemalt välja joonistuma ja kus ja kes, milline tiim siis oli tugevam oma teadmiste ja oskuste rakendamises. Ma arvan, et me ei võida, aga see oleks väga üllatus, kui me võidame. See arusaam, et nad lihtsalt istuvad ja klõbistavad arvuti taga on ikkagi nagu natuke ka müüt, sest et edukad olid need tiimid, kellel oli väga hea kommunikatsioon. Et kui üks midagi näeb ja ta teisele ei ütle, siis sisuliselt võib-olla aetakse sama palli taga, eks ole, et selles suhtes see kommunikatsioon ikkagi mõlema ülesande puhul nii selgelt joonistus välja, et see on ikkagi võti. Ma ütleks, et meie tehtud töö on piisav, et saada noormeistri tiitli. See tiim, kes kõige varem selles teadmatuses selguse lõi, kindla tegutsemise paika pani omavahel, siis see kajastubki otseselt ka tulemuses. Sisuliselt peaaegu said valmis kogu selle asja. Just. Ette nähtud nii-öelda eesmärgid täidetud. Lähme ikka võitjana koju, mis me siin ikka näeb pulli teema.
kohtunikud on hindamise lõpetanud ja nüüd saamegi teada, milline võistkond saab küberkaitse nooreks meistriks. Ma palun koos oma kutseõpetajatega lavale võistluse 3 parimat tiimi. Sebastian ja Kasper Tallinna Polütehnikumist, Eveli ja Ruudi Kehtna kutsehariduskeskusest ja Markus ja Tarvi Pärnumaa kutsehariduskeskusest. Head finalistid, te lahendasite ülesanded asjalikult ja näitasite, kui palju te oskate. Te kõik vääriksite noore meistri tiitlit ja teie kutseõpetajad tunnevad te üle suurt uhkust. Aitäh kutseõpetajatele! Võitja väljakuulutamiseks palun lavale võistluse peakohtunik Oliver Kikas ja toetajate esindaja Harri Uljas. Nooremeistri tiitli saavad täna need võistlejad, kes on kogunud 2 ülesande peale kõige rohkem punkte. Võistluse peakohtunik Oliver Kikas, milline tandem saab täna nooremeistri tiitli? Jah, saigi läbi meie väga pingeline ja põnev võistlus, mille võtaks kokku sõnadega algul ei saa vedama, pärast ei saa pidama. Igal juhul küberkaitse nooremeistri tiitli raske tööga välja teeninud Sebastian ja Kasper. Palju õnne kõigile finalistidele. Eveli ja Ruudi, teie saavutasite 2. koha. Markus ja Tarvi, teie tulite 3. kohale. Ja palun eriti suur aplaus uutele noortele meistritele Sebastian ja Kasper. Võistluse peakohtunik Oliver Kikas, mis te ütleksite, mis teie neile võidu? Võitja võistkonda iseloomustab kindel koostöö, kiire tegutsemine ja tähelepanu kõikidele detailidele. Sebastian Kasper, teie olete ajaloo esimesed noored meistrid küberkaitses. Palju õnne teile. Mis tõi teile võidu? Ma arvan, et kindel koostöö. Me mõtlesime kõik 2 ajuga läbi ja vaatasime üle veel korra ja ma arvan, et see koostöö oligi see peamine osa. Kasper, mida see võit sinu jaoks tähendab? See tähendab ikka väga palju, et ikka Eesti kõige kõrgem kutsemeistrivõistlus on kinni pandud ja sellega saab vägagi rahul olla. No palju õnne veel kord ja teeme suur aplausi. Võitjad saavad endale nooremeistri tiitli ja auhinna karika. Esikolmikule panid auhinnad välja Haridus- ja Noorteamet, Oiksio IT ja MTÜ Kübertalentide treeningud. Toetajate esindaja Harri Uljas, mida te soovite meie värsketele võitjatele? Te olete õigel teel ja Eesti vajab sellist tugevat digitaalset kaitseliini. Aitäh! Ja aitäh kõikidele võistlejatele, juhendajatele, kohtunikele ja muidugi koolidele, kus õpivad tulevased noored meistrid. Järgmisel nädalal kohtume Tallinnas Lasnamäe mehaanikakoolis, sest hooaja viimases võistluses selguvad vabariigi parimad noored veevärgitehnikud. Kes murdub võistluspinge all ja kes saab oma tööga perfektselt hakkama, näeme juba nädala pärast kolmapäeval ikka kell 20:30. Kohtumiseni! Me hakkame sinuga tööle kohe. Sa leidsid pealinna kõige suuremas sosssepa. Hooaja viimases võistluses paneme torusid. Ootused on mu peal suured, et tahaks kõiki uhkeks teha ikka. Kas sa reaalselt saad midagi kokku juba või? Ei saa! See on nagu IKEA mööbli kokku panemine või? Väga lootusetu on olukord. Mis toimub või? Need peab väga kiiresti tegema, et lõpus valmis jõuda. Oh my god! Aju ei võta alju just. Kui tihendit vahel ei ole, ega ta ometigi läbi ei hakka jooksma. Kõik läheb valesti, kõik tarkus on meelest läinud. Kas meile tuleb keegi seda hindama ka muidu või? Ma loodan, et mitte.